Tervist, mina olen Matu Tund. Tänases elukultuunis ma näitan teile, kuidas koduveini pudelisse villida. Terviseks! Tere tulemast mu fucking elukooli. Nii, ja kõigepealt võtame siis veini. Ja kui te ei oska koduveini teha, siis ma olen sellest juba video teinud. Vaadake järgi. Ja kui teil on vein olemas, siis teil on vaja ka pudeleid. Tegelikult nad ei pea olema isegi klaaspudelid. Nad võivad olla ka plastikpudelid, anumad, kanistrid, sest olgem ausad, sa oled parm, sa kasutad neid ainult transpordiks. Ühistranspordis. Ja siis samuti on meil ka siin korgid, millega me suleme pudelid. Siin on meil erisuguseid korke ja siis on ka korgimütsid ja vaha. Ja siis meil on sifoontorud erinevad ja ka Portugali käsikorgid seal. Ja muidugi ka sildid, sest õigel veinipudelil on ka silt. Elementaarne. Ja siis kõigepealt võtamegi veinitünni. See on juba siin ära settinud natuke aega. Ma valasin ta veininõust, olen ta välja valanud plastiknõusse, et ta saaks meil umbes nädal aega seista ja settida, et see sete kõik tuleks sadeneks siia põhja. Ja siis me tahame puhast produkti saada siit. Ja nagu te näete siin, on see korralik eliksiir. Siuke väga mõnusa värvusega on. Siuke mõnus kusepruun. Ja siis järgmisena, mis te teha tahate, ongi võtta pudelid, nagu ma olen siin juba varunud omale. Sest kanistrid olid poest otsas. Ja kus ma juba mainisin, nad on steriliseeritud karbonpürosulfiidiga. Et tappa kõik bakterid ja et vein untsu ei läheks põhimõtteliselt. Nii, ja siis võtate sifoontoru, panete ühe otsa sisse ja te ei pea päris põhja panema, siis seal võib sete olla. No. Son of a bitch! Okei, ja kui te pudelit täidate, siis te tahate kindlasti jätta natuke õhuruumi siia. See on vähe palju. Umbes nii. Ma pean rätiku tooma. Te näete siin põhjas on sade ja sellega tavaliselt ei ole miskit peale hakata. Aga ta töötab nii, et me jätame ta pärastiseks, magustoiduks. Oi see kleepub hommikul, oi see hakkab kleepuma. Nii, ja järgmiseks, mis te teha tahate? Kui teil on pudelid villitud, vein pudelisse villitud, nagu te näete siin, siis te tahate peale panna punnid või korgid või mis iganes teil on. Sellised klassikalised punnid või klassikalised korgid. Korkidel on ka erinevad pikkused, need siis tähendavad seda, et kui on siuksed vähe pikemad korgid, siis nad säilivad kuni kuskil 10 aastat, aga siuksed lühemad on kuskil 2-3 aastat, nii et seda tahate ka arvestada kindlasti. Aga paaris koduvein tavaliselt paar aastat, sellest on küll. Nii et väiksed korgid sobivad ideaalselt. Ja kui teil on korgid olemas, siis võtate pudeli. Nagu te näete siin. Ja siis teil on ka Portugali käsikorgid seal. Siis võtate korgi,
Panete padruni siia salve. Padrun salves, võtate pudeli, soovitan panna kõvemale pinnale ja mitte teha seda klaaslaua peale. Riite masin ära, panete valmis ja mis on vittu? Siin on kõvasti jõudu vaja. Ja nagu te näete siin, ideaalne punn on pudeli peal. Mis oleks võinud natuke sügavalme iseenesest minna. Siis tegelikult te tahate, et oleks umbes pudeli kaelaga täpselt tasa, et siia tekiks mingid bakteridega muud ollused. Jah, punn on sees. Mis ma oskan öelda? Vedelikku peab, nii et peaks sobima. Ja järgmiseks siis tahate võtta veinipudeli, mille te olete ära korkinud ja te tahate panna sinna mütsi peale. Noh, see on selleks, et siis vein ära jaurustuks ja ei asenduks veega, kui vanaisa on üksi kodus. Panete siia peale. Ja siis teil on vaja kas kuumaõhupuhurit või kui teil kuumaõhupuhurit pole, siis sobib ka föön. Ja kui teil fööni ka ei ole, siis panete lihtsalt kuuma vette. Ja kui teil kuuma vett ka ei ole, siis helistage oma vallavalitsusse või midagi. See kuuma vett. Ja siis laseme. Ja siis umbes peaks ta selline jääma. Tundub nagu päris. Mis ole? Järgmiseks siis, mis sa tahad teha, sa tahad sildid peale panna. Sest õigel veinipudelil on õige silt. Ja voilà, silt on peal. Ja mis sa siis veiniga tahad teha, sa tahad panna ta natuke, sa tahad panna ta külmemasse ruumi seisma. Noh, siis kas kelder, sahver või eksi süda ja siis lasta tal seista seal kuskil paar kuud. Ja siis, noh, üldiselt ma soovitan lasta seista tal 2-3 kuud vähemalt enne, kui sa tarbid või kuni isegi 6 kuud, et siis ta maitse ja värvus muutuks paremaks. Aga arvestades seda, et ma olen alkohoolik, siis ilmselt jõululauda see vein ei näe. Ja arvestades seda, kui kange ma tegin, siis ma ka mitte. Nii, ja kui te hakkate veini säilitama, siis kindlasti arvestage ka seda, et kui on korgitud vein, siis te tahate ta külili alati panna. Sellepärast, et kork oleks pidevalt niiske ja et ta ei tõmbuks kokku. Ja siis kui ta tõmbub kokku, siis ta laseb rohkem hapnikku siia ligi ja siis kiirendab oksüdeerimisprotsessi ja see muudab veini maitse palju halvemaks. Ja koguni võib muuta selle äädikaks, sest teadus. Science, bitch! Aga need veinid, mis on pandud tavalise korgiga, sellise korgiga, need võib püsti ka panna.
sellega võtakski tunni kokku ja kui video meeldis, siis like'i, share'i või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan teile, kuidas akuhappega nõusid pesta. Mina tänan!